Hello there! Me oleme Kirsid ja täna me teeme chillit. Ehk Victoria on USAs tagasi ja tere tulemast kuulama järjekordset Kirsi Chilli episoodi, kus me mõlemad kohal oleme. Kuna siis, ühesõnaga, meil on täna natuke kiire, aga ma teen siiski enne, kui me teema juurde jõuame. Seda on kuulda, et meil on kiire, sest sa räägid nagu topelt kiirendusega. Aga igatahes me teeme väikese suunamuutuse. Me saime aru, mina vähemalt hakkasin tundma seda, et me nagu ise ei arene, kui me räägime ainult nagu mingid omi teemasid. Ma võta tempot maa, see on imelik lihtsalt, see on imelik, sest sa ei räägi nii kiiresti. Ja see ongi see, et mina on see, kes tempot hoiab ja sina oled see, kes seda nagu rahulikuks teeb, et inimesed, kes ei suuda kuulata sellise tempoga, siis sa hoiad seda nagu rahulikuna. Nüüd me peame vastupidi tegema. Aga jah, me muudame pisut formaati. Me selles mõttes, et kui meil on seni olnud sellised, me võtame ühe tõsise teema ja lihtsalt lahkame seda, siis me tahame proovime hästi palju mitut formaati korraga. Meil tuleb Q&A järgmisena, nii et jälgige meie Kirsi Chilli Instat, sellepärast, et Victoria paneb sinna küsimused üles, tulevad suhteteemalised küsimused. Ma tean, et ta väga ootate. Jah, mult on seda mitu korda küsitud lausa. Siis täna meil on pisut selline story time stiilis, ehk siis eluuuendus. Just. Ehk siis Victoria räägib teile oma reisist, mina räägin pisut oma uudiseid. Hakkame külalisi rohkem kindlasti kutsuma, üldse vaatame, kuhu me täpselt sellega jõuame. Ja ootame teilt ka neid soovitusi, et keda te tahate, et me intervjueriksime. Absoluutselt. Ja siis ega vist ei olegi midagi muud, kui kõik tahavad teada, et mida sa USAs tegid ja mida sa nägid. Sellepärast, mina olen ainult story'dest näinud. Nii et väga põnevil. Ma teen siis kõigepealt sellise sissejuhatuse või räägin sellest programmist, annan ülevaate ja siis lõpus räägin neid malakaid storytime, mis nagu nii headest kui halbadest asjadest. Teeme nii. Aga ma käisin siis 3-nädalases filmiprogrammis Michigan State ülikoolis. Selle nimi on Camera Lights Action, kui keegi tahab guugeldada või järele vaadata või ise uurida. Ja see on siis nagu suveülikool, kuna tegelikult kõik teised õpilased, kes seal olid, käisid ülikoolis, sest tegelikult see oli üks tingimus, et sa pead ülikoolis käima, sest et sul on võimalik saada nagu hindeid sellest või teised inimesed saidki nagu kursuse kirja. Ja no, kui mina alles lõpetasin keskkooli, siis ma kirjutasingi eraldi sellele inimesele ja küsisin, et kas mul oleks võimalik ikkagi ka osaleda, et ma väga tahaks. Ja siis nad küsisid mu filmi resumeid ja kui ma saatsin enda kogemusest nagu mingi A4, siis nad ütlesid, et et ma olen piisavalt kvalifitseeritud, ma ikkagi sain osaleda, aga ma olin ainuke inimene, kes ei käinud. Täiega tubli, et sa läksid, et mis siis, et reeglid ei lubanud, sa olid nagu, et tohi. Ja oligi nagu, ma tahtsin nii väga minna. Ja see oli siis 3 nädalat ja see filmiinduse programm oli niimoodi ära jagatud, et esimene nädal me tegelesime siis nagu eelproduktsiooniga, et valmistad enda lühifilmi ette, kõik stsenaariumid, asjad, see oli nagu teooria osa, et sul olidki tunnid 9-12-ni 5 päeva nädalas tööpäevadel. Ja ülejäänud päev oli sul vaba. Meil tihtipeale oli programmi sees igasuguseid võimalusi või nagu väljasõite ka, et me niisama ei istuks kodus, vaid meil oli võimalik nagu avastada seda osariiki ja me isegi käisime ühel nädalavahetusel teises osariigis, käisime Chicagos ja seega, et me saime hästi palju avastada, et ma ei olnud üldse nagu kinni ainult selle ülikooli alal. Kas ma saan õigesti aru, et see oligi niimoodi üles ehitatud, et sa läksid sinna ja põhimõtteliselt tootsite lühifilmi ja see oligi jaotatud nagu etappideks. Kõigepealt oli nagu eelproduktsioon. Siis teine nädal oligi 4 päeva järjest filmisime lühifilmi. Meil oli nagu, sa ei teinud selle programmi jooksul vaid ühte, vaid sa said osaleda nii mitmes, kui sa reaalselt jõudsid. Et selles programmis oli 30 inimest ja me tootsime 9 lühifilmi ja ühte lühifilmi filmiti nagu 1 päeva jooksul. Ehk siis sa vahel jõudsid 1 päeva jooksul mitmes osaleda või siis järgmisel päeval sa juba said uue. Seega sa said igas filmis proovida erinevaid programme, et see oli hästi nagu vaheldus. Erinevaid rolle sa mõtled või? No või nagu sa võisid sama ka kogu aeg teha, aga nagu paljud tahtsidki just proovida olla nii režissöör kui näiteks operaator, heliga tegelema, mida iganes, et ma sain proovida just neid asju, mida ma siiani ei olnud saanud teha. Ja siis 3. nädal oli see post-production, mis eesti keeles on siis järelproduktsioon, kus siis monteeriti kokku ja valmistati ette nendeks filmifestivalideks, et tehti postreid ja kogu seda
järelproduktsiooni asju ja see oli minu lemmikosa, sest et mina armastan monteerida ja filmi sellel kursusel oligi nii, et minu arust meie professor arvestab selle järgi, et kas me läbisime selle kursuse või ei, et kas meie film saab mõnele festivalile sisse või ei. Päriselt või? Mul on selline tunne. Oota, aga kas te nagu esitasite need siis kuhugi? Ja me olime kohustatud ehitama, need maksavad ka kusjuures usas, aga minu arust see programm ise kattis selle ära, et me ei pidanud ise neid tasusid maksma. See ei olnud väga palju, mingi 10 eurist festivali kohta. Okay. Ja siis kokkuvõttes ma jäin väga rahule, seal oli 4 programmi korraga, 2 juura, 1 ettevõtlus, 1 filmindus, ehk meid oli nagu mingi 130 inimest moodustas kogu selle lennu ja kuskil 90% olid austraallased, mis oli minu jaoks nagu väga üllatav, aga reaalselt ma ei olnud varem austraallastega nagu nii palju kokku puutunud. Nad on kõige sõbralikumad ja avatuvad inimesed, keda ma olen kunagi kohanud. Nad on reaalselt nii toredad, et ma tahtsin nagu väga mitu korda õnnest nutma hakata, sest ma ei olnud nagu eluilmaski nii sõbralik inimesi kohanud. Tegelikult või? Mul tekib tahtmine selle peale Austraaliasse Ma olin reaalselt šokis. Okei. Aga miks nii palju neid oli nagu? Mul on tunne, et nad lihtsalt ise turundavad Austraaliasse, käivad nagu reaalselt kohapealsel ülikoolides rääkimas sellest programmist. Ja Euroopast ei olnud ühtegi inimest. Peale sinu? Jep, minu toakaaslane oli Marokost ja näiteks filmiprogrammis oligi 30 inimesest ei olnud austraallased, mina, mu toakaaslane, kes oli Marokost ja siis 3. inimene, kes oli Keeniast ja teised kõik. Kõik filmid on sellise tihke sellise Austraalia aktsendiga ka? Ei ole tegelikult, sest et me saime neid näitlejaid võtta ka teistest programmidest ja segamini ja osades ei olnud isegi nii palju teksti, et oli rohkem lihtsalt näoilmed ja emotsioon. Okei. Ja kui keegi tahab neid lühifilme näha, siis minge tšekake minu vlogi kanalile, sest et just reedel läks viimane vlog üles USA reisist, kuhu sinna videokirjeldusse ma panin lingid, et te saate vaadata ja üldse kõiki mu seiklusi, et näha saate ka mu vlogidest. Okei. Kas sa panid ainult need filmid, kus sina mängid või? No kuna me praegu salvestame seda episoodi ette, siis see vlog ei ole praegusel hetkel üles läinud, aga kui episood üleval siis on, seega ma ei ole veel otsustanud. Okei. Ma tahaks just neid näha, kus sina oled nagu. Ei, nagu need ma panen kindlasti, see ongi see, et ühes ma näitlesin ja teist ma monteerin. Nagu need 2 ma panen kindlalt, aga ma ei ole veel mõelnud, et kas ma panen kõik või mitte. No minu nii-öelda eluuendus on ka naljakal kombel ülikooliga seotud. Sinul oli suve ülikooliga. Ei, tegelikult ma olen seda mirust nii palju maininud juba, olen ju ikka vist, et ma lähen ülikooli. Aga küsimus oli kogu aeg see, et kas ma saan sisse Tallinnasse või ma saan sisse Tartusse, on ju. Hullult pabistasin, ma käisin Tallinnas katsetel, issand jumal. Ma imestan, et sa närvis oled, sa tundud nii enesekindel inimene ja kuna sa tahad inglise keelt minna õppima, siis minu arust sa oled selles nii nagu tugev ja nagu ma poleks elu sees arvanud, et sa närveerid. Ma arvaks, et sa saad kindlalt sisse. See on ühesõnaga, mina ikkagi närveerisin, sellepärast, et ma kõigepealt käisin Tallinnas ja Tallinnas oli selline välkround, kuidagi hästi lihtsad küsimused või mis nagu läksid lõpus hästi raskeks ja lihtsalt 30 minutit ja tegelikult anti 25 üldse. Ja siis lihtsalt niimoodi küta ära ja viisid, ma ei saanud arugi enne, kui eksam oli läbi. Okei, viin ära, on ju. Ja siis ma seal sain mingi 70 punkti või midagi. Siis ma mõtlesin nagu päriselt, et kui mul juba Tallinnas läks nii halvasti, et ma nagu sihtisin Tartut, et Tartu on alati, kõik teavad nagu raskem. Siis ma lähen Tartusse kohale, 2-tunnine sisseastumise eksam, esseed, mingid küsimused, mis on mingi paragrahvide kaupa vastamised, lihtsalt nagu täis ja ma ei ole kirjutanud aastaid käsitsi vaata. Essee mingi 250 sõna. Ma olen nagu reaalselt mõelnud, ma masseerin oma kätt, et come on, et mul on 100 sõna veel. Ette valmistanud seda? Ei, mul on nagu 100 sõna veel kiiresti nagu kirjutanud. Ja ma olin nagu täiega, ma mõtlesin nagu, et inimesed viisid ära enne mind sükse nagu hooletu graatsilisusega, et mul on tehtud, ma nagu, see oli nii lihtne vaata. Ma mõtlesin nagu, kurat küll, et päriselt, et kuidas mina nii loll olen. Ja siis tulid tulemused kätte. Ja ma olin selles järjestuses esimene. Palju sul osalejaid oli? Seal oli mingi 120 või midagi. Mida? Ja siis see oligi nagu, ma olin räigelt üllatunud. Palju õnnad, teeme ühe aplausi. Et see võis kuulajatele päris valus olla, see plaksutamine. Ei ole midagi. Aga ühesõnaga, sinna sain sisse, siis mul oli see küsimus, et kas ma saan nii-öelda ühiselamukoha. Siis ma sain ühiselamukoha, mis tähendab, et 2. septembril ma astun sisse ja seal on mingi tüüp, keda ma ei ole elu sees kohanud ja me hakkame koos elama. See on nagu blind date, aga väga pikale ajale. Me peame ta siia podcasti külla tooma sees. Mine tea, me ei tea veel, kes see on, vaata.
ja siis ma isegi helistasin, et üritasin välja uurida, aga kuna see on mingi privaatne informatsioon, siis ei tohi seda nagu avaldada. Ühesõnaga saab huvitav olema. Ja jah, siis ma lähen nii-öelda Tartusse elama sügisest ja inglise keelt tudeerima ja nüüd on järgmine küsimus on see, et mul on üks kindel töökoht, kuhu ma tahan saada ja siis ma vaatan linnas? Tartus. Et siis... Et sa tahad kogu oma elu ja tulevikku nüüd sinna rajada? Ei, nagu vähemalt selle õppimise ajaks nagu, seda kindlasti. Et siis ongi, siis me saame nagu teha seda kirsitšillit nii-öelda seal nagu nädalavahetuselt ja tulla nagu, et selles ja ma arvan, et vaata või kuulajad olid juba korraks mures, et mis saama hakkab. Aga ma kujutan ette, et tegelikult ma saan tuua sealt nii palju uut nagu input ja värsket infot ka, vaata. Ja ma arvan, et mis teises linnas toimub, mis kõlakad on. Ja, täpselt, seal on hoopis teine maailm. Ja ma arvan, see on nagu see kõige suurem uudis, et on igasugu väikseid asju ka, et mingisuguseid õppetunde nagu näiteks sealt nii-öelda raadios käimisest. Et ma olen pigem huvitatud sinu teemast, on ju. Okay. Aga lihtsalt, et sa ei peaks nagu terve aja üksi rääkima, siis üks asi, mis mul on olnud hästi huvitav, ma olen nüüd natukene üle 2 kuu töötanud seal Raadio 2. Ongi, jah. 2 kuud. Yeah. Ja siis, mida ma olen nagu tähele pannud, on see, et nagu ma ei ole elu sees käinud niimoodi tööl, et mul ei ole äratuskella vastu mitte midagi. Mul ei ole sellist tunnet, et ma käiksin tööl, ma teen lihtsalt lahedat asja, inimesed on nii toredad, ma ütlen, see on üks elu parimaid kogemusi nagu. Nii lahe. Ilma igasuguse kahtluseta. Ja ma nii mõtlesin, loodan, et see nii kurnav ja kuidas... See on kurnav küll, aeg-ajalt on nagu selles mõttes, et on päevi, kus ma käisin sõbra pulmas, olin isamees, pidasin isamehe kõne ja hakkasin lihtsalt nutma selle ajal, see oli nii ilus. Aga ühesõnaga, selleks, et seal pulmas käia, ma pidin siis ette tegema nii-öelda mitu episoodi seal raadios. Niimoodi, et mind ei olnud reaalselt kohal, ma sõitsin Pärnusse pulma, samal ajal rääkisin ise raadios, kuulasin autoraadios, see oli nii sür moment. Aga igatahes... Ja siis ongi nagu, kui sa teed niimoodi ette näiteks, siis paratamatult see nagu pinge läheb üles, vaata nagu koormus ja sa pead nagu rohkem tegema ühe korraga. See ongi nagu vahel on see, et 3 päeva järjest oli niimoodi, et ma lõpetasin töö 23.00, lihtsalt kodus lõpetasin kirjutamise, siis läksin magama hommikul üles. Yeah. Aga see ikkagi, mul ei olnud sellest nagu mingit oksemaitset suus, vaata. Selles mõttes, et ma väga loodan, et kõik inimesed nii-öelda, mina olin väga käega löömas, nagu minu vanemad olid need, kes olid nagu mingi, mine davai, et nagu saada oma CV, et mina nagu, kellel on vaja. Neil on nii palju paremaid saatejuhte, ma olen täiesti kindel nagu. Aga ühesõnaga, see ei ole see, millest ma rääkida tahtsin. Kui ma tahtsin jõuda, on see, et mul on olnud selline suurepärane võimalus sattuda sellistesse mõnevõrra natukene nagu, mitte nagu negatiivsetesse situatsioonidesse, mitte kuidagi, aga nagu mingisugustesse arusaamatustesse siis inimestega, kes mitte nagu seal raadios sees, aga nagu seal nii-öelda lihtsalt selle, kuna iga päev ma olen nagu teinud selle 40 tööpäeva jooksul 90 intervjuud, mis mul seal olnud. Ja, see on nagu täiesti ajuvaba. Ma ei saa aru, kuidas ma sellega hakkama olen saanud. Aga siis sa suhtled nii paljude inimestega ja paratamatult näiteks kindlasti on mingisugused nagu mina ise ka, kuna ma suhtlen nii paljude inimestega, näiteks mul ei ole nagu, ma ei suuda iga inimese nii-öelda teemasse või see, millest ma rääkima hakkan, nagu 100% süveneda. Ma teen selle endal piisavalt selleks, et teda intervjueerida ja liigun edasi. Ja siis vahel osad inimesed võtavad hästi hinge, kui sa nagu kuidagi nimetad midagi valesti või nagu solvud. Ja sa kohtad nagu inimesi, kellel on täiesti nagu issand, jumal küll, ma saan aru, tegelikult on ju. Aga siis nagu mul on nagu 2 sellist hetke, kus inimesed on nagu väga sapised ja nagu sellised nagu passiiv-agressiivsed ja saadavad sulle kuidagi nagu mingid ja nagu ma olin alguses olin täiega nagu löödud, sest ma olen see inimene, kes ei talu üldse konflikti. Ma tahan nagu, et kõik oleks nagu lepime ära kohe ja nagu selles mõttes ja sa ei saa minu nagu suurim õppetund on see, et sa ei saa minna läbi elu nagu ma kogu aeg räägin seda, et sa ei saa minna läbi elu kõigile meeldides, on ju, aga nüüd ma saan reaalselt aru sellest, et mul oli nagu selline öö, et ma mingisugune ei jäänud magama, sest mind nii vaevas, et nagu, et keegi arvab nüüd minust halvasti ja siuke arusaamatus oli ja nüüd ta on nagu mingi vihane ja nagu mis juhtub ja saad aru, aga see on nii oluline kogemus saada seda paksu nahka, et keegi ütleb sulle reaalselt, et saad aru, tuleb nii kuidagi ma ei taha nüüd ühtki nagu nimesid nimetada mingit detaile, aga ütleme niimoodi, et selline rohke inimestega suhtlemine
sa paratamatult satud nagu igasuguste maitsete otsa, nagu paremad, halvemad ja see on nagu, ma tahaks öelda, et tagantjärgi need on nagu parimad kogemused ja see on nagu, need on minu nagu suurimad õppetunnid olnud sellest viimasest 2 kuust kindlasti. Väga lahe. Aga nüüd ma hea meelega kuulan sinu elu uuendusi edasi või neid lugusid, mis sul seal tusast on, sellepärast, et mina olen siin vaikselt tööl käinud ja minu lood on võrdlemisi tagasihoidlikud. Okay, ma räägin kõigepealt siis kõige parema kogemuse ära, sest seda on üks ja neid halbu tuleb siin järjest nagu maavarjast. Suurepärane. Okay. Kõige lahedam või meeldejäävam kogemus, mis mulle endale nii hinge läks, oli siis, kui me käisime Chicagos ja mina otsustasin minna laupäeva õhtul vaatama sellist muusikali nagu Hamilton. Ma ei tea, kas sa oled sellest midagi kuulnud? Ei, mitte midagi. See on juba mitu aastat olnud USA's laval ja Tony Awardsidest oled kuulnud, eks ju? Nagu Tony Awardsil ta nomineeriti 16 lauhinnale ja ta võitis 11. Okei. See on mingi modernne nagu... See muusika räägib sellest USA ajaloost, siis kui neil oli brittidega sõda ja pärast seda, kui see George Washington on seal presidendina ja siis kuidas seda... parlamenti või kõik seda üles ehitati, et see Hamilton oli nagu üks väga suur mõjuisik, aga kuna... Influencer tollal. Aga kuna ta ei saanud kunagi presidendiks, et ta ise oli asepresident, siis inimesed on ta nagu ära unustanud ja sellepärast tehtigi see muusikale, et meile tuletada, kui suurt rolli ta tegelikult mängis USA ajaloos. Ja see muusikal lihtsalt nagu, kuna ta on nii palju auhindu saanud, siis ta on nii populaarne ja kuulus USAs, et need hinnad on täiesti laes. Ma ei oleks arvanud, et asjad nii me tahame numbreid kuulda nüüd. Ja, et kui sa tahad istuda põrandal esireas, siis need hinnad on $1000 kandis. Ja mina ostsin pileti nädal enne etendust. Ma maksin $150 selle eest ja ma istusin eelviimases reas teisel rõdul, nagu kõige kõrgemal rõdul. Ma reaalselt istusin... Vaade on isenest hea. Ma istusin laest kõrgemal. Kas sa nagu kujutate Estonia kontserdisaali, sa näed, kus on see lagi ja ma istusin sellest kõrgemal, sest et see üks saal lõppes ära, see oli juurde ehitatud saal, nii et ma reaalselt nägin lage ja ma istusin sellest kõrgemal. Nagu ma istusin nii kõrgel, et kui ma nagu enda kohale läksin, mul hakkas pea ringi käima ja mul jäi kael valusaks, sest ma pidin nii alla vaatama. Aga kuidas nagu selles mõttes, et see on ju ikkagi, sa hakkasid rääkima oma parimast kogemusest? Ja, ma lihtsalt annan sulle taustainfot. Okay. Aga nagu, kusjuures minu arust kõige odavamad piletid hakkavadki alles $70-80 ja need on istekohad, kus sinu nagu vaateväli on piiratud, ehk sa oled poolelisti posti taga või midagi sellist. See on täiesti ulme, aga see oli nii seda raha väärt, sellepärast, et nagu esimesest sekundist peale, kui see hakkas, sul oli pinge laes, sul püsis see fookus. Tavaliselt etenduse ajal mingi hetk sul läheb ikka vaata mõte kadume, vähemalt Eestis, kui ma olen etendusi käinud vaatamas, sest et need lähevad rahulikuks, nad ei suuda seda nagu pinget üleval hoida, aga neil iga laul oli lihtsalt nagu bänger, kõik see valgus ja helid ja nende emotsioon, nad olid nii intensiivsed, neil oli hästi palju mustanahalisi ja nende suhtumine on veits selline nagu nipsakas ja seda on nii lahe vaadata. Kuidagi nad panid lihtsalt nagu 100, see oli nii kaasahaarav ja neil oli väga suur nagu kooslus ka inimesed. Eestis tihtipeale on väiksemad trupid, aga neid oli ikka nagu mitukümmend inimest ja kõik tantsivad ja nagu nii detailideni oli see nagu läbi mõeldud, kõik toimis, kellavärk, sekund täpselt hoidsid oma poose, liikusid nagu... See on nii äge selles mõttes, et minu kogemus muusikalidega on alati nagu see, et alati näinud see mulje, et inimesed ei suuda teha nagu nii palju lugu, siis nad panevad laulusid vahele vaata. Ei, see oli reaalselt midagi sellist, ma polnud mitte kunagi varem kogenud ja võrreldes Eesti teatriga on see ikka nagu... täiesti teiselt planeedilt nagu. Aga see ongi see, et mina ei ole varem välismaal, Inglismaal ja USA-s käinud vaatamas muusikale. Ma tean, et nad on teatris väga tugevad. Seega nüüd ma tahan täiega teisi asju ka vaatama minna. See on täiega huvitav nagu. Ma tahaks ka, ma mäletan, millagil oli nagu need Broadway ülekanded olid vaata Coca-Cola Plazas on ju. Ja siis Eesti poiss, mis ta nimi oli, mängis selle Benedict Cumberbatchiga koos Hamletis. Siis ma nagu tegelikult tahtsin seda vaatama minna, aga mingil põhjusel ei läinud. Ühesõnaga, et nüüd mul on nagu motiivi seda uuesti üritada.
Ja nüüd kiire teemamuutus, asume nendesse halbadesse kogemustesse, aga need on väga huvitavad. Ma lihtsalt annan taustainfot selle esimese story jaoks, et 6 aega tagasi ma käisin Kreekas, kus kõige esimesel päeval, kui ma üritasin pangaautomaadist sularaha võtta, sest ma ei olnud Eestis jõudnud võtta sula välja, siis pangaautomaat sõi mu kaardi ära. See oli mu ainuke pangakaart, mul ei olnud absoluutselt sula ja ma olin esimesest päevast alates ilma rahata. See on hea õppetund kõigile, kes kuulavad. Ärge lootke selle peale, et masin töötab, nagu võtke... Vähemalt 2 pangakaardi kaasa ja sularaha nagu varem kuskil vahetada. Aga ma ei tea, kas see 2 pangakaarti, aga ma soovitaks sularaha võtta. Ei, 2 pangakaarti kindlalt, sest kui sul ühega midagi juhtub, et sul oleks teine ka. Või kui see nagu ei tööta. Mul ei ole 2 pangakaarti, Viki. Ei no ma õppisin sealt ja ma tegin endale 2 pangakaarti. Okay. Nagu seal reisil ma olin koos sõbrannaga ehk me tema nagu kaudu lihtsalt kandsin talle raha, ma sain selle reisi hakkama. Aga nüüd, kui sa tead seda fakti, siis mõtle, et ma olen nüüd ette valmistanud. Mul on 2 pangakaarti kaasas. Lähen sinna USA-sse. Okay, ma olin 2 nädalat olnud, viimane nädal jäänud. Chicago, väga suur linn, tuntud nagu selle kriminaalpoole, sest seal toimub hästi palju siukseid trööve. On nii või? Jaa, aga seal on teatud need naabruskonnad, kus autost välja astudes sind pidavad maha laskma. Nagu nii rets. See pidi olla mingi täiesti ulme, kus on nagu piirkonnad, kuhu sa ei tohi liikuda. Nagu need on linnast väljas äärealad, aga nagu osad pidid seal ikka väga hullud olema. No seal elab mingi 13 miljonit inimest, nagu see on täiesti võimalik, et seal sellised ümbruskonnad on. Aga igatahes ma olin seal kesklinnas, ööbisime peatänaval, kõndisin päeval ringi, ülipalju pood, tohutult palju rahvast. Ja üks hetk, mul on seljakott seljas, üks hetk keegi nagu tuleb koputab mu õlale ja ütleb, et sul on seljakotis väike sahtel lahti. Ja siis ma nagu vaatan sinna sahtlisse, rahakott läinud. Päriselt. Ja seal rahakotis olid mu mõlemad pangakaardid, mu ID-kaart, kogu mu sularaha, kõik lännu. Ja siis ma olingi nagu kedagi šokis, mu päev oli rikutud, mul mingi pisarad silmis, mingi mida ma oma eluga peale hakkan. Õppetund number 2. 2 pangakaarti ja hoia neid eraldi. Ja. Ma nüüd laon teile neid õppetunde siin järjest. Sellest igast loost saab põhimõtteliselt midagi õppida. Siis õnneks need austraalased on nii toredad, nad täiega proovisid mind aidata. Mingi 3 inimest tegeleski minuga nagu mitu tundi, olid minuga koos, proovisime mulle uut pangakaarti leida ja mingid pankasid külastada, police-reporti tegime. Nagu me olime ainult 1 täispika päeva Chicagos ja nad nagu lihtsalt pool päeva sellest veetsid minuga, et minu nagu rahaasjad korda saada selle asemel, et linna avastada. Nagu minu arust see ütleb nii palju selle nagu rahvuse kohta. Ei, aga tegelikult sa ju 100%. Aga ma ei taha austraallastelt nagu tähesära ära võtta, aga ma tahan öelda, et tegelikult nagu huvitav kogemus, nagu mida sa turistina muidu ei saa, on nagu minna kuhugi politseijaoskonda ja täita seda reporti. Nagu... Ai, seda me tegime kõne teel. Okei, igav. Nagu me üritasime pankadesse minna, no politseijaoskonda ei olnud otsest mõtet, nagu telefoni teel on palju lihtsam, aga me helistasime mingi 7 korda, see kõne katkes kogu aeg ära, see oli pikk jutajamine. Aga igatahes lõpuks me ei saanud kaartidesse ega muud varianti välja selgitatud kui see, et lõpuks üks austraalane lihtsalt nagu nädala lõpuni laenas mulle sularaha ja siis ma nädal lõpus nagu tegin ülekande kõigest tagasi. Siis sa mõtled, et rahakoti varastamine on suhteliselt kriitiline. Aga kui sul varastatakse ära su Instagrami konto, kus on 45 000 jälgijat, see on kogu su elu, see on su 5 aasta töö, see on su pool nagu karjääri, pool sinu rahalisest sissetulekust häkitakse sisse ja varastatakse ära ja ähvardatakse ära kustutada, kui sa ei maksa neile tunni aja jooksul mingi $400. Siin ma mõtlesin küll, et mu elu jääb siis, ma hüppan sealt oma 6. korruselt alla. Okei, esiteks, ei, mis asja? Liialdamine on ju, ütleme nii. Oota, aga kui ma praegu lähen vaatama, nagu ma panen siia Victoria sisse, praegu on kõik korras. Kuidas see lahenes siis? Nii, ma räägin, kuidas see üldse algas. No nii. Põhimõtteliselt ma sain koostööpakkumise meili, et üks bränd soovib minuga koostööd teha. Sinna oli pandud nende Instagrami konto link. See veebileht nagu aadress nägi täpselt välja mingi instagram.com mingi asi. Klikin sinna peale, näeb disain täpselt välja nagu Instagram. Ta palub, et ma logiksin sisse. Ja siis, kui ma sisse login, siis ma pärast lähen oma telefoni ja siis ta mul välja ma logisin nagu arvutis sisse ja lähen telefoni mingi hetk nagu Instagrami äppi ja ta mind välja login.
loginud, hakkan uuesti sisse logima ja ta ütleb, et mu kontot ei eksisteeri. Siis ma läksin arvutisse, guugeldasin nagu Victoria Villig Instagram, tuleb see link, klikin peale ja lihtsalt ütleb, et see veebileht ei ole saadaval. Sellist kontot ei ole. Ja siis ma läksin sinna meili tagasi ja siis nad saatsidki uue meili, et kui sa tahad oma kontot tagasi saada, siis sa pead mingi $400 maksma ja nagu seal oli ajapiirang selle aja jooksul. Ja miks nad tahtsid nii kiiresti on see, et nad kartsid, et muidu me saame Instagramiga ühendust ja nad annavad tagasi mulle selle konto. Ja miks nad üldse sisse said, on sellepärast, et see link, mille ma klikkisin, see veebiaadress tegelikult muutus ja see ei olnud Instagram ja pluss mul ei olnud seda two-factor authentication'i peal. Ehk siis kõigile, kui teil on mingid olulised kontod, kas seal on eesti keele nimetus ka või? Pange see nagu kahesammuline see identifikatsioon. Jah, pange see peale. Nüüd mul on igal pool meilides, Facebookis, kõik on see peal. Vahetasin oma paroolid asjad ära. Kas see on see, et mingi sõnumiga või? No, sa saad, sul on nagu kas äpp või siis sul tuleb kood telefoni või sõnum. Okei, nii räägi. Ja siis ma olin täiesti endast väljas, nagu ma võtsin kohe mingi perega ühendust kõikide inimestega, kes vaevu võiksid midagi selle kohta teada, kirjutasin neile. Enamus lihtsalt soovitasid, et tee seda Instagrami reporti, aga ma tegin seda ka, aga lihtsalt Instagram on nii suur ja ma ei kujuta ette palju nad päevas saavad neid reporte, et see tõenäoliselt nad sinuga üldse ühendust võtavad nii väike ja vanasti neil oli meiliaadress ja telefoninumber, millega oli võimalik ühendust võtta, aga enam see ei ole aktiivne. Nagu ma saatsin sinna meili, nad suunavad ümber, et meil enam pole meiliaadressi mingi lihtsalt nagu meie kodulehele. Nendega ei saa otse enam ühendust võtta, sest et nagu neil on nii palju kasutajad, nad ei suuda sellega hakkama saada. Ja see oligi, mul polnud nagu otsest kontakti ja siis mu isa mingi postitas ka igale poole sotsiaalmeediasse oma mingi tutvusringkondas, kas kellelgi on nagu Instagrami kontakti ja siis me saime sealt mingeid inimesi ühendust. Lõpuks mingi 4 inimest aitas meid vist 2 tükki Facebooki security'st ja 2 tükki Instagrami security'st. Lihtsalt mingi tutvuste kaudu või? Ja. Mida metsa? Esiteks, ongi ainult tänu tutvuste kaudu. Täiesti ulme lihtsalt ja siis ma lõpuks sain selle nagu järgmisel päeval tagasi, aga nende... Palju nad sul aega andsid? No need häkkerid tegelikult olid kogu aeg nagu mingi ainult tundega jäänud, aga see nagu aeg lükkus kogu aeg edasi, sest me kogu aeg vahetasime neid meile ja ma ütlesin, et ma ei saa raha kanda, sest mu rahakott varastati ära, see oli päriselt ära varastab, mul polnud pangakaardi ja andmeidki, millega maksta. Nad vaata ei uskunud seda, aga nagu see oli päriselt. Ja siis ma ülikaua venitsingi, et ma ei saa mingi praegu maksta bla ja ütlesin, et kui te mingi hommikuni ootate, siis ma võin teile topelt maksta mingi tšukest iva ajasin neile lihtsalt ja nagu me suutsingi hommikuni ära venitada ja siis nagu kuskil lõuna ajal ma sain selle konto tagasi ja siis läks kõik hästi, ainult üks pilt kustutati ära, aga see nagu ma ei saanud magada sel ööl, mu süda nagu seisis, ma olin nii endast väljas, ma mõtlesingi reaalselt elu läbi. Aga ei, no samas ma mõtlen, kurat, täiesti lõpp. Oota, aga mis nad hakkasid nagu see umbes nagu, et iga tund me laseme ühe pantvangi maha, iga tund on üks pilt. Ei, nad olid nagu mingi tund aega veel ja siis me nagu kustutame kõik pildid ära, müüme su konto edasi. Nagu muudavad nime ära, müüvad lihtsalt uue inimesele selle. Okei. Aga täiesti lõpp. Aga siit läheb veel edasi või nagu Instagramiga ühel pool. Mina mõtlen seda, et ilmselt oleks nagu tegelikult sinu nagu jälgijad oleks ikkagi nagu tagasi tulnud, aga nagu ma saan aru, et... Kindlasti mitte täis, ma arvan, et alla poole, kindlasti võib-olla mingi 1/3. Ja. See on nagu väga rets. Nii, okei. See oli nagu ülireisi lõpus ka, see oli vist mingi eelviimane päev või midagi sellist ja mul pidi reede, ma pakun, et see äkki mingi kolmapäev või neljapäev ja reedel ma pidin hakkama tagasi lendama ja laupäeval oli mul vaja olla positiivsel, kus mul oli Coca-Cola koostöö ja mul oli vaja Instagramiga postitada asju. Seega mul oli nagu üks asi, mis oli nii nagu tähtajaline, ma olin nagu täiega juba kartsin seda. Igatahes saime kontoga korda, siis hakkan tagasi lendama Michiganist lendasin Chicagosse, sealt Stockholmi, kust mul oli vaja ümber istuda Riia lennule, aga kuna Chicago lend jäi hiljaks, siis mul oli Stockholmis aega, tund aega, et... See on jumal palju ju. Tund aega, et võtta oma kott välja, teha check-in, kott ära anda, minna uuele lennule ja seal 3 terminali edasi. Tund aega. Okay. See ei ole, ei, no see on siuke piiripealne. See oligi nii, et esiteks, kuna mul lendi hiljaks, siis mul oli ainult tund aega ja minu kott
tuli nii kaua, see oli üks viimastest kottidest, mis tuli sellelt suurelt lennult välja, kus sul on mingi 100 inimesi ja ma ootasin nii kaua seda, siis sa saad selle kätte, sul on vaja 3 terminali edasi liikuda, mingi 4 kotiga lihtsalt jooksed nagu sa oled nii läbi omadega, sest mul oli ajavahe. Sa läksid Chicagost otse Riiga või? Nagu selles mõttes, et sa ei peatunud kodust läbi või? Okay. See oligi see, et ma sain reisi ajal teada, et ma pean positiivsel mine. Mul oli ostetud Stockholmist Tallinnasse pilet, aga ma pidin uue pileti ostma Riiga. Räägime summadest muidugi ka. No. Ei, sest et see on oluline praegu. Ma pidin uue pileti ostma, mis oli nagu mingi 200 €, sest ma pidin nagu nii viimasel hetkel nagu nädal umbes enne või võib-olla isegi vähem selle uue pileti ja siis... Sulle hüvitati see või? Ja nagu see uus pilet, jah. Aga siis oli see, et ma sain koti nii hilja kätte ja siis mul oli vaja 3 terminali edasi liikuda, kui ma sinna kohale jõudsin, oli check-in kinni ja ma olin unustanud ise online'is check-in'i teha, ehk nagu muidu ma oleks ise saanud lennule minna ja kas või kotti kuidagi hiljem järele saata, aga kuna ma olin unustanud eelmises lennujaamas check-in'i teha, siis mul ei olnud sedagi ja nagu ma läksin rääkima infos ja nad ütlesid, et kuna ma olin nii viimasel hetkel ostnud, see oli mingi alamklassi pilet või mingi kõige odavam midagi sükast, et siis nad ei tee refundi, nad ei vaheta seda ära, sa ei saa mitte midagi tagasi, sa pead lihtsalt uue pileti ostma ja siis ma olin nagu okei, andke mul esimene pilet, mis läheb Riiga, mingi ei, et täna rohkem kuhugi ei mahu või ei saa. Ma olin mingi, ma pean positiivsel, mul pole mingit muud varianti. Ja siis ma hakkasin ise online'ist vaatama ja siis ma lõpuks leidsime mul ühe lennu, aga seal oli ainult business klassi pilet ja see oli 600 €. Stockholmist Riiga 600 €. Ja tund aega otse nagu ja mul ei olnud mitte mingi muud üle. Pidin selle ostma, aga nagu kuna brändiga oli kokku lepitud ainult see algne summa, siis seda nad enam ei hüvita, ehk see läheb oma rahast. Oota, aga nagu siis sa võid ju nagu brändile ka ju öelda nagu selles mõttes, et see läheb veits paljuks. Ei, nagu sa ütled nagu, et too bad, vaata, selline asi juhtus, mina andsin endast kõik nagu. Ei, aga nagu see oli nii oluline, ma tahtsin sinna kohale ja ma tahtsin minna see asi ära teha. Okay. No igatahes, ostame selle pileti, siis ma pidin mingi 7 tundi ootama seal ja ma sain reaalselt tund aega enne boardingut lennujaama nagu sisse, ülejäänud mingi 6,5 tundi ma ootsin seal lennujaama väljas alal või nagu ja ma ei saanud turvasüsteemist sisse, sest ma ei saanud enda kotti varem ära anda, sest check-in nad avasid selle nii hilja ja Air Balticul ei olnud baggage drop-off või koti äraandmiskohta, seega ma ei saanud nagu magada, sest seal olid sildid, et magada ei või lennujaamast väljas ja nagu sul on kõik su asjad, igatahes see oli väga rõve. See on nagu, mulle meenub seda, kui ma käisin Jaapanis, siis mul oli 23-tunnine layover ehk see ooteaeg 2 lennu vahel. Ja siis ongi nagu see Istanbuli lennujaam on üks nagu tihedamaid. Ja siis ongi nagu, et see, et ühele poole mingi turbaniga venna õlale, siis ta ajab su ära, siis sa oled nagu teisele poole vaatad, et on mingi Hiina poiss, sa oled nagu, jään siia. Ja siis lõpuks mul oli mingi mega allergia ja siis siis ongi nagu see, et sind ei lasta. Allergia mille vastu? Ma ei tea, nagu metsik, nagu lihtsalt, ma arvan, et lõhnaõlipoed seal nagu mingi hästi tugevad olid. Ja siis ma nagu lõpuks leidsin nagu, ma ei tea, mingisugune ala koristaja tunnelit pidi mind lõpuks lasti nagu õue. Sest mul oli vaja välja saada, mul oli nagu siuke. Ja siis ma lihtsalt istusin seal kiirteede vahel lihtsalt ja siis ma lihtsalt nagu jooksin üle kiirtee, jooksin mingi Murru saare peale, lihtsalt selili maas, et ma ei taha mitte kuhugi minna, ma ei taha mitte midagi teha, ma ei taha mitte midagi näha nagu. Aga siis nagu mõne tunni pärast oli nagu uuesti see lend ja siis ma nagu seal Istanbuli öös üle kiirtee tagasi ja siis nagu kuhugi lennujaama sisse ja sa annad uuesti need piletid ja lõpuks nagu ja sellega ma tean, mis sa tunned, see on mul oli veel see ka, et nagu kuna ajavahe, siis mul jäi öö vahele, sest kui ma jõudsin nagu Stockholmi, siis seal hakkas päev, aga minul hakkas öö, ma ei saanud seal magada, sest seal ei võinud magada, seal polnud kohtagi, kus magada ja siis sa jõuad lõpuks positiivsele ja siis sa pead nagu, kuna ma jõudsin nii hilja sinna mingi 8:30 äkki ja mul oli vaja hommikul või õhtul või? Õhtul ja mul oli vaja vaata teha story'sid, vlogi, nagu igatahes hästi palju sisu luua, sa pead olema kaamera ees nagu mega energiline ja sa ei ole umbes 36 tundi maganud. Ma olen võib-olla 2-3 tundi kuskil sain nagu mõne lennuki peal und, aga nagu ikka päris rets oli. Okei, igatahes sain selle kõik tehtud, jõuan nagu mingi 3 öösel Eestisse, siis järgmine päev oli meil sugulastega siuke kokkusaamine, et mina rääkisin nende USA kogemusest, teised rääkisin, mis nad vahepeal teinud olid. Ja siis ma käisin seal basseinis ujumas, mul oli veel vlog. Eestis või? Jah. Okay.
mu vanas juures on bassein ja siis käisin seal ujumas ja mul on vlogikaamera seal ääre peal, sest et ma ilmselt jagan oma elu. Issand jumal, ma kuulsin seda lugu enne. Ma kuulsin pealt, kui sa Praidule rääkisid. Oh my god, okei. No nii. Ja siis mul oli kaamera pandud sinna nagu basseini ääre peale, ühe nagu plate peale ja selle plate alla on kõik need juhtmed asjad, mis siis, millega sa saad hallata nagu basseini veevärki ja kõike. Ja kuna meil on seal selline surve, mille ma olin just tööle pannud, et see oleks parem ujuda, siis neil oli nagu see nupp katki, millega seda kinni panna ja siis vanaisa tahtis nagu selle platte üles tõsta, et sealt alt nagu need juhtmetega mässata ja surve kinni panna ja ta ei pannud tähele, et mu vlogikaamera on seal peal ja ta tõstis selle platte üles, nii et ma karjusin, ma üritasin liikuda püüdest, aga ma ei jõudnud seda veest, sa ei saa nii kiiresti liikuda, see toimis nagu sekunditega, nagu ma ei saanud mitte midagi rohkem teha ja siis lihtsalt näed aegluubis, kuidas su kaamera lihtsalt lendab sinna vett, see filmis ka parasjagu, see on avatud, vaata kõik asjad lahti. Ma oli lihtsalt mingi elamulevaks minna. Aga kas see kaader ei alles või? Ei. Nagu võib-olla seda on võimalik taastada. Mul on nagu näha... See on ju kaardi peal. Ja ongi. Ma tõmbasin need klipid sisse. Mul on näha seda klippi, aga ta ei ava seda. Sest võta keset nagu filmimist ta kukkus vette, seega see on kahjustada saanud. See on nii kahju, ma nagu nii väga tahaks seda klippi. See on nii äge kaader oleks. Mul on see kaamera ei olnud isegi minu oma seal laenatud. See on eriti audis. Mul on olnud selliseid stseene, kus midagi läheb nagu üüratult pekki, ma kukun kuskilt alla või libisen või midagi, onju. Aga siis ma olen niimoodi, et vähemalt kaamera käis, et said nagu mingi hea klipi vaata. Et ma ühe korra käisime Horvaatias ja siis ma olen siuke nagu Assassin's Creed'i fänn, kuigi ma ei ole mingi selle arvutimängu fänn, aga selle maailma ja see mingi turnimine ja parkuur ja värki. Tegelikult ma ei oska üldse ronida. Ja siis ma lihtsalt istume sellises majas, kus ma näen, et on nagu need aknad ja hooned, onju. Siis ma olen nagu, kurat, ma pean sinna katustele ronima, vaata. Ja siis oli nagu selline, et ma mõtlesin, et ma pärast ronimist panen kaameraga, ma panen enne. Ja siis ma lihtsalt kukkusin alla sealt nagu läbi katuse praktiliselt, see mul siin YouTube'is üleval. Siis mul on kõik, siit on verine ja siit on kõik verine. Ja siis seda käib lihtsalt selline nagu, et nagu mina kaon üle akna ääre ja siis mõnda aega on vaikus, jumala nagu tundub nagu jumala pikka aega on vaikus, käib siuke nagu mingi kuskile nagu mingi ilge koll. Ja siis on mõnda aega vaikus, kõik korras. Ma pean seda videot minema vaata, siis peame linkima selle sinna podcasti. Ja. No vot, aga oota, ma nüüd katkestasin, sul oli mingi... Ei, need olidki kõik minu viimase 3 nädala seiklused. Kuule, aga me jõudsime jumala hästi, ma pean paari minuti pärast juba bussi peale jõudma. Seega ma loodan, et inimesed, et teil oli nagu meeldiv. Ei, ma tahtsin öelda, et ma loodan, et see oli nagu meelelahutuslik, et oli huvitav kuulata, aga samas, et te saite ka nagu mingi õppetunni või õpiti meie vigadest. Andke meile teada, on ju, sellepärast, et... Ja kindlasti ootame tagasi, et kuidas teile selline vabam formaat meeldis, kus me lihtsalt jagamegi ainult nagu, mis meie elus absoluutselt, sellepärast, et Kirsi Chilli oli kogu aeg oma lapse kingades, nüüd on teismeiga, me muutume, me areneme ja me tahame teada, et huvitav, kus suunas see normaalne ja hea on areneda, nii et igasugune tagasiside on väga oodatud. Ma ei tea, millisesse kaamerasse vaadata, jube atraktiivne vaadata sellesse kuidagi. Nii. Ja kindlasti ärge unustage mind jälgida Instagramis, sest ma olen sellega palju vaeva. Jälgige kõiki meie podcasti platvorme, kus ja minge jälgige Victoriat Instagramis, kuni veel saab, kuni veel konto alles on. Ja subscribe'ige meid ka YouTube'is ning visake pöidlad püsti. Ja hoidke silm peal, sellepärast, et Victoria võib-olla paneb uusi küsimustikke üles. Instagramis ja sellepärast te peate meid jälgima, et te saaksite ise kaasa rääkida ja võib-olla me vastamegi just teie küsimusele järgmises episoodis. Just. Ja aitäh teile vaatamast. Me kohtume teiega uuel esmaspäeval uuesti juba uute juttude ja asjadega. Kell 7 hommikul. Nägemi. Tšau!